Tervist, head vaatajad, Fokuses saade eetris ja teisel pool lauda on Riigikogu liige Varro Vooglaid. Tervist! Tere, Markus! Täna räägime jälgimisühiskonnast. Nimelt nädal aega tagasi tuli välja artikkel Eesti Ekspressis, mis rääkis siis sellest, et on olemas selline andmebaas, millest ei teadnud ka peaminister. Nimelt kaamerad salvestavad iga kuu 20 miljonit autonumbrit. Politsei käsutuses on selline üle-eestiline numbrituvastuskaamerate võrgustik, räägib see artikkel, ja iga kuu tehakse seal enam, nagu mainitud, juba 20 miljonit pilti. Ja sellest ei ole siis teadlik väidetavalt. Ei peaminister, ei siseminister ega tegelikult ükski vastutav minister üleüldse Eesti Vabariigis. Kuidas selline asi üldse võimalik on? No sa küsid seda minu käest nagu mina oleks. Küsin sinu käest nagu riigivalitseja käest ikkagi. Ja kuidas selline asi võimalik on? Eks ta räägib meile üht-teist selle kohta, milliseks riigiks Eesti Vabariik on kujunenud. Ja kokkuvõttes asi osutab sellele baasprobleemile, millest ma olen väga paljudes erinevates kontekstides ja seostes rääkinud nagu rikkes grammofon. Et Eestis on minu meelest üheks põhiprobleemiks see, et deklareeritud ideaalide ja reaalsuse vahel haigutab tohutu kuristik. Et ühelt poolt põhiseaduse deklareerib ka põhiseaduse paragrahvis 3, et riigivõimu teostatakse üksnes kooskõlas põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Aga mina küll ei tea ühtegi seadust Eesti Vabariigis, mis lubaks politseil sellist kaamerate võrku üles ehitada ja seda opereerida ja selle kaudu sellist lausalist jälitustegevust teostada. Võib-olla peab selgituseks inimestele ütlema alguseks ära, et oleks selge, millest jutt käib, et me ei räägi siin kiiruskaameratest, mis pildistavad neid autosid, mis ületavad kiirust, et trahvi teha neile, vaid me räägime kaameratest, mis pildistavad üles kõik autod, mis nende alt läbi liiguvad ja kannavad siis andmebaasi. Ja mitte lihtsalt ei pildista autot ülesse, vaid tuvastavad ka numbri, ehk siis on võimalik kokku viia nii auto kui ka isikud, kellele need autod kas kuuluvad või kes on vastutavad kasutajad. Ja selle kaudu siis andmebaasist on võimalik teostada lausalist jälitustegevust kogu Eesti ühiskonna üle, vähemalt nende üle, kes siis on autokasutajad. Nad pildistavad sealt üles ka kõrvalistujad näiteks, kes istub kõrval autos olevad inimesed. See on nüüd järgmine küsimus, et mitte ainult ei pildistata üles autosid ja ei registreerita numbreid, vaid kui pilti tehakse, siis on ju näha vähemalt, kes autos viibivad. Nüüd edasi on siit ju muidugi küsimus ka selles, et kas on olemas ka näotuvastustehnoloogia juba kasutusele võetuna. Tehnoloogia on muidugi olemas, aga kas seda ka kasutatakse ja kas ka selle süsteemi raames kasutatakse, mis tuvastab mitte ainult autod ja nende numbrid, vaid ka siis reaalselt mitte ainult visuaalse informatsioonina, vaid ka juba digitaliseeritud informatsioonina siis selle, kes seal autos viibisid, eks ole. Need on kõik küsimused, mis vajavad esitamist, aga veel kord vastuseks sinu küsimusele, et mina ei tea, et oleks seaduslikku alust, mis võimaldaks sellist asja teha. Väidetakse, et mingi seaduslik alus on, aga minu teada vähemalt keegi pole viidanud spetsiifilisele seaduslikule alusele, millele tugineda sellist asja võiks teha. Vähemalt keegi ei tea, et Riigikogu oleks võtnud vastu seaduse. Kuidas saab seaduslik alus olla, kui Riigikogu pole sellist seadust vastu võtnud, mis sellist asja lubaks teha. Ehk kokkuvõtlikult öeldes järjekordselt näeme, kuidas deklareeritud ideaalid on üks asi, aga reaalsus on teine asi. Absoluutselt. Rääkides sellest numbrituvastuskaameratest, siis siin üks artikkel ütleb ka, see on Delfi Forte lehel, nimelt Aivar Pau kirjutab siin sellest, kuidas politsei jälgimiskaamerad on arvatust mitu korda rohkem ja numbrituvastuse kõrval salvestab enamik neist ka inimesi. Ehk siis tõepoolest need inimesed salvestatakse sealt üles, eks ju, et mida sinna siis ei ole üldse, ütleme niimoodi, problemaatiline sinna juurde pookida, ma ei tea, näotuvastustehnoloogia ja seda seal samamoodi kasutada nagu ma ei tea, kõikides teistes kaamerates, näiteks mida me avalikus ruumis ju pidevalt kogu aeg näeme, et neid kasvavas määras kogu aeg neid kaameraid, mida kui käia mööda Tallinna linna, siis näed sa põhimõtteliselt kaamerad kogu aeg, et mitte ainult ei pildistata sind üles siis, kui sa sõidad autoga, vaid siis, kui sa käid linnas, täpselt samamoodi ju. No eks see ongi üks nendest küsimustest, millele mina tahaksin nüüd vastust saada, et sai ju esitatud siin juba üle-eelmisel nädalal arupärimine. Meie fraktsiooni poolt oli see 3. või 4. päev, ma ei mäleta, millal see sai sisse antud peaminister Kristen Michalile suunatuna, aga üks olulistest küsimustest seondub mitte ainult selle kaamerate võrgustikuga, millest siis selles Eesti Ekspressi artiklis on juttu, vaid tegelikult täiendav küsimus on see, et aga palun kirjeldage meile veel kõiki juba kasutusel olevaid jälitustegevuse süsteeme. Ja muu hulgas on siis küsimus selles, kas näiteks Tallinna linnaruumis ja mujal
linnades ja võib-olla ka väljaspool linnasid paigaldatud valvekaamerad, mis on siis seotud jõustruktuuride andmebaasidega ja nende kasutuses kasutavad ka näotuvastustehnoloogiat. Sest et meile on ju esitletud seda sellisel viisil, et nad lihtsalt salvestavad kogu aeg, Tallinna linnas kogu aeg salvestatakse tänavapilti ja kui mingi kuritegu toime pannakse, siis saab vaadata, mis seal juhtus ja nii edasi. Aga kui nüüd seesama süsteem, kus kaamerad käivad ju kogu aeg ja salvestavad kogu aeg, siduda näotuvastustehnoloogiaga, siis see avab mõõtmatult suurema jälitustegevuse teostamise, lausalise jälitustegevuse teostamise diapasooni. Sellepärast, et reaalajas on võimalik fikseerida mitte ainult videopilti, mida pärast peab uurima ja vaatama, et huvitav, kes siin pildi peal see inimene võiks olla, kes siin mütsiga tuleb ja nii edasi. Et kas keegi tunneb ära selle isiku ja nii edasi. Et sellisel viisil, vaid see võimaldab reaalajas kanda kõik mõõduvad inimesed kogu aeg andmebaasi. Kaamera fikseerib inimese, ruutul ümber näo, AI töötleb informatsiooni, viib kokku selle mingi andmebaasis oleva pildiga. Aha, Markus Järvi, nii, viibis teisipäeval kell 13.01 Vabaduse väljaku selle nurga peal. Kell 13.03 viibis Raekoja platsis juba, kell 13.07 viibis Balti jaama juures, eks ole. Ja niimoodi on võimalik põhimõtteliselt, kui rongis on ka kaamera, 13.15 sisenes rongi näiteks, on võimalik praegu lüüa andmebaas lahti, panna sisse Markus Järvi nimi ja tuleb täna nähtud nendes kohtades, nendel kellaaegadel, eks ole. Kohe on informatsioon olemas. Ja vaata sellist asja on väga tõenäoline, et juba tehakse samamoodi meile mitte räägituna, nagu ei ole meile räägitud sellest autonumbrite tuvastamise kaamerasüsteemist, aga mitte keegi pole Eesti Vabariigis mitte kunagi võtnud vastu ühtegi seadust, mis lubaks jõustruktuuridel sellist informatsiooni koguda ja töödelda. Mis näitab seda, et siis lihtsalt süvariik opereerib lihtsalt väljaspool seadusi. Teeb, mis tahab. Ja see on see põhiprobleem minu meelest. Absoluutselt on, et meil on tegelikult ikkagi politsei ja piirivalveamet politseina üldnimetusena tuntud olukord või amet, mis põhimõtteliselt on ikkagi väljunud täiesti kontrolli alt. Et tegelikult selle ministeeriumi ametnikud, ministrid, siseminister peaks ju teostama kontrolli sellise asja üle. Aga nüüd on meil siis välja tulnud olukord, et põhimõtteliselt minister ei tea, väidab ikkagi, et ta ei tea, et sellised asjad on Eestis kasutuses. No jällegi, mis asi see nüüd selline on? Minule küll tundub, et siin kas minister või vähemalt peaminister on läinud nagu sellisele näo päästmise, mitte tuvastuse, vaid päästmise missioonile ja lihtsalt valetanud rahvale, et nad ei tea tegelikult sellest olukorrast. Et mulle tundub, et see ei ole päris võimalik, et siseminister ei tea, aga kui see tõesti on reaalne, et siseminister ei tea, no siis on ikkagi täiesti hullumeelne olukord, et mingisugune amet on väljunud täiesti kontrolli alt, teostab seda, ma ei tea, kümnete miljonitega või aastas ilmselt, kui panna siia mingi hinnalipik juurde. Siin räägitakse ka sellest, et talletatakse pidevalt 480 000 gigabaidi jagu, 300 gigabaidi jagu kaamera kohta, kaamera salvestisi avalikust ruumist, räägib see ajakirjanik Aivar Pau siin. No see on ju tegelikult midagi sellist, mis see andmestik, see peab olema talletatud kuskile, see peab olema menetletud kuidagimoodi, see eeldab nagu tohutut serveriparki, see eeldab tohutuid väljaminekuid. No eks seda menetleb tehisintellekt. Eks seda ka ametnikud ei jaksa seda menetleda, vaadata läbi ja uurida, et kes siis kus küll viibis. Aga tehisintellekt suudab seda väga edukalt teha, sellist tehnilist informatsiooni hallata reaalajaski. Nii et kindlasti on need andmebaasid seotud tehisintellektiga, vastasel juhul nad oleks lihtsalt kasutud, kogutaks meeletu hulk informatsiooni, millega pole midagi peale hakates, keegi ei jõua seda süstematiseerida. Aga korraks peatuda sellel Ekspressi artiklis, kui peatuda korraks sellel Ekspressi artiklil ja selles esile toodud kinnitustel, siis see on ikka täiesti naeruväärne. Ma arvan, et võiksite korraks vaadata. Mul on see siin, sul on ka, aga mul on juba välja võetud ja suuremaks tehtud, et vaatame nüüd siis seda lauset siin. Selle tehnilise süsteemiga mina kursis ei ole, vastab Michal. Kujutad ette, üle Eesti on paika pandud üle 200 kaamera, mis jälgivad kõiki autosid, tehakse kuus üle 20 miljoni pildi
autojuhtide kohta ja peaminister ütleb siukse süütu näoga nagu, et sa poiss, et mina küll sellega kursis ei ole, et sellist asja Eestis tehakse. Sekundeerib talle endine siseminister Lauri Läänemets. Kes on valdkonna eest vastutav minister. Ei teadnud, et selline süsteem on olemas. Ausalt öeldes. Täitsa ausalt ja räägin ära praegu. Mina ei ole kunagi kuulnud, et sellist asja oleks plaanitud teha või et oleks tehtud. Ja siis tuleb veel kolmandana justiitsminister ütleb, et olen tegelikult päriselt üllatunud. Väga üllatunud. Kõik 3 valdkonnaministrit, peaminister pluss 2 valdkonnaministrit, justiits- ja siseministrit, meie küll midagi ei teadnud sellise asja kohta. Kui lolliks inimesi peetakse, arvates, et sellist juttu saab tõsiselt võtta. Et päriselt arvate, et inimesed usuvad sellist juttu. Võib-olla keegi usub ka, ma ei tea. Et näed, kõik 3 ministrit on täitsa üllatunud. Vaat kus lops. Niisugune asi üles ehitatud siin nagu vaikselt, eks ole. No, kui see päriselt ka neile üllatusena tuleks, siis peaksid ju politseijuhid päeva pealt lendama. Mis see teete nalja või? Mitte on politseijuhid on ministrid samamoodi. Ei no ministrid jah, aga ministrid pärast ennast hakkaks lennutama, aga vähemalt nagu need, kes on nende selja taga teinud, nende valdkonnas selliseid asju, peaksid päeva pealt lendama, vaibale ja minema. Mis asja? Minu selja taga, ütleb siseminister, ütleb minu selja taga ehitate üles mingi kaamerate võrgustiku, millega teostate lausalist andmekogumist ja selle töötlemist tehisintellektiga. Päriselt mõtlete, et siukse asjaga pääsete ära? Hei! Aga kuna ei ole mitte mingit vastutust ja käivitatakse PR-operatsioon, nüüd moodustame komisjonid ja hakkame menetlema ja vaatame, siis on ju ilmselge, et tegelikult nad teadsid väga hästi ja see asi on lihtsalt maha vaikitud. Ja nii käibki asi. Laus valetamine ja laus paralleelsüsteemi ehitamine põhiseaduses ette nähtu kõrvale. Sa vist kunagi küsisid ka sellel teemal, kas oli see nüüd Läänemetsalt või siis Michalilt endalt, et mis nende näotuvastuskaameratega on? Ma küsisin nüüd hiljuti õiguskomisjoni istungil Igor Tarolt selle kohta. Meil oli seal niisugune põhimõtteliselt farss, mis peaks kujutama endast ministri kuulamist päev enne seda, kui nad tulid siis parlamenti ja vannutati ametisse või andsid selle ametivande. Aga ega see pikka juttu ei olnud, mingi 20 minutit Taro käisid läbi. Ma küsisin siis ka ühe küsimuse. Küsisin, et mis teie arvamus on selle väite kohta, et Eestis kavandatakse mingisugust numbrituvastusvõimekusega kaamerate võrgustikku. Ei, ma olen sellele kategooriliselt vastu, et ma ei toeta seda. Mul ei ole kahjuks seda praegu ees lahti, ma võiks selle protokolli üles otsida, kui ma oleks ette valmistunud, aga ma ei mäleta, mis kuupäeval see täpselt oli. Ma reaalajas seda nii kiiresti üles leida ei suuda, aga ma võin selle pärast sulle saata, kui sa tahad. Et selge sõnaline kinnitab, mina seda küll ei toeta. Nüüd ta on siseminister, nüüd tuleb välja, et selline süsteem on ammu üles ehitatud. No mina ütleksin, et jõudu tööle siis selle süsteemi lammutamisel, kui teie ministrina seda mitte mingil juhul ei toeta. Ma just viskasin Facebooki ka selle ekraanitommis sellest protokollist, aga ma praegu peast ei mäleta. Nii ta oli igal juhul, jah. Aga ma ütlen, siin taga on laiem küsimuste ring. Ma arvan, et me tegelikult oleme näinud ainult jäämäe väga väikest tipukest. Sest et neid jälitustegevuse süsteeme, mis on juba paigas ja mida igapäevaselt rakendatakse, on, ma arvan, ikka päris palju. Päris palju. Eks kuni sinnamaani välja, mis puudutab seda, mis selle nimi oli, see Iisraeli jälitustegevuse tarkvara, sa mäletad peast või mäletad? Või ma mäletan seda, see, millega pandi piiparid. Ei, mitte see, vaid see, millega saab sisse lülitada kõik arvutid, kõik telefonid, kõik need kellad, kõik televiisorid, mis on internetiga ühendatud ja omavad kaameraid ja mikrofone. Ma ei mäleta selle nime praegu. Aga... Pegasus. Just. Pegasus, jah, mis Eesti on soetanud, keegi nagu ei taha kinnitada ega lükata ümber, aga see on rahvusvahelist meediast ka läbi käinud, et Eesti on selle süsteemi vastu huvi tundnud ja suure tõenäosusega soetanud. Ja see võimaldab kõiki meie seadmeid pealt kuulata. Ja kes ja kuidas sellele järelevalvet teostab, et neid süsteeme ei kuritarvitata, ei teostagi keegi. Ma olen selle kohta isegi Kapo peadirektorilt küsinud, kui ta meil fraktsioonis käis. Ja ta tunnistas, et ultimatiivselt taandub see kõik ikkagi nagu usaldusele. Et Kapos on olemas sisekontrolli osakond, mis peaks põhimõtteliselt teostama järelevalvet selle suhtes, et neid süsteeme ei kuritarvitata. Aga kui sisekontrolli osakonnas on omad poisid, kes pigistavad mõnusalt silmad kinni selles suhtes, siis võib kuritarvitada nii palju kui tahad. Mitte mingit täiendavat kontrollimehhanismi ei ole. Riigikogu komisjon on ju puhtalt fiktiivne, et nendele ei anta mitte mingit sisulist informatsiooni. Absoluutselt, ja kui sinna juurde panna tegelikult ka see olukord, mida Kapo ja prokuratuur saavad põhimõtteliselt teostada inimeste
pealtkuulamise osas. Et siin on nüüd mul käinud 2 sellist isikut, kes on sattunud prokuratuuri hammasrataste vahele. Üks on Kersti Kracht ja teine on Kajar Lember, kellega tegin hiljuti siin intervjuud ja sealt paistab läbi alati üks aspekt, et antakse kas otseselt seadusevastaseid nii-öelda järelkuulamise nii-öelda nõusolekuid politseile ja kapole, või siis see on põhimõtteliselt nii automatiseeritud protsess, et on olemas omad kohtunikud, kes nagunii annavad selle järelkuulamise loa, et siin ei ole üldse mingisugust küsimustki, et see luba saadakse ja siis hakatakse teostama põhimõtteliselt järelkuulamist inimese suhtes, ma ei tea, kuid enne, kui üleüldse midagi hakatakse tegema, mingit süüdistust või kahtlustust üleüldse esitama ja põhimõtteliselt on sul politsei laua peal, ma ei tea, tuhandeid lehekülgi Kersti Krahti osas seal mingisugune 17 000 lehekülge materjale, mida siis pandi lauale, mis olid väidetavalt relevantsed selle protsessi jaoks. Aga tegelikult on sul ju seal, ma ei tea, 30 000 lehekülge veel või ma ei tea, 50 000 lehekülge materjali, mis on ju lihtsalt igasugused kõned, ma ei tea, tere kallis, kas täna lähme poodi või ei lähe või kas piima on kodus või ma ei tea, helistan sõbrale, räägime juttu natukene midagi, eks ju. Kajar Lember ütles, et temal on seal kuskil mingi 20 000 seda niinimetatud relevantset materjali. Kui palju seda siis politsei käsutuses tegelikult veel on, me ei tea. Kõik need on ju kuskile talletatud, kõik need peavad olema kuskil nagu enam-vähem olemas, eks ju. Et nüüd, ka see on ju tegelikult tõsine probleem, et see on üks nendest probleemidest, üks etappidest sellest tohutus probleemide puntras, mis ka siin välja tuleb. Ja ma ütlen, ega ei tahagi nagu spekulatiivsel tasandil väga palju detailidesse laskuda, aga mis on kogu selle artikli juures minu jaoks just kõige informatiivsem ongi see, et me näeme nüüd konkreetse näitena, et eksisteerivad süsteemid, millel ei ole seaduslikku alust, vähemalt teadaolevalt, ja mis on rajatud avalikkuse eest täiesti varjatult. See on niivõrd tõsine küsimus, et sellele peaks eelnema mitte ainult poliitiline diskussioon parlamendis, nii palju kui seal üldse mingid sisulisi diskussioone aset leiab, vaid sellele peaks eelnema ka laiem ühiskondlik diskussioon. Millist Eestit me tahame? Millises ühiskonnas me tahame elada? Ja kas me tahame seda, et turvalisuse nimel tehakse meie maast üks suur põhimõtteliselt koonduslaager, kus kõik on kogu aeg pideva jälgimise all? Või äkki me ei taha? Äkki me ütleme, et me oleme nõus võtma mingid teatavaid riske, ka seonduvalt sellega, et mingid kuriteod jäävad lahendamata, kuna ei ole kogu olemasolevat informatsiooni, aga vähemalt meil on olemas eelused mingisuguse vabaduse teostamiseks, eks? Ja selles mõttes saavad mind ka väga närvi need igasugused jutud sellest, et aga mida sul varjata on või karta on, et kui sa nagu seaduse kuulekalt tegutsed, ega sul ei ole midagi karta, eks ole, et kurjategijad on need, kes peavad kartma ja kelle tegemisvabadus selliste andmebaaside ja süsteemide paikapanemisega piiratakse. Aga sisuliselt need inimesed ütlevad seda, et nende meelest on täitsa okei elada koonduslaagris, eks? Et koonduslaagris jälgitakse sind igal sammul, aga kui sa teed kõik nii, nagu on ette nähtud, ega siis sinule ei anta kumminuiaga peksa antakse ka nendele, kes teiste tagant mõne leivadüki pihta panevad midagi muud sellist. Aga mina ei taha. Ja ma arvan, et väga palju teiste inimesed ka ei taha. Ja see ongi see, miks tuleks küsimust nagu ühiskondlikul tasandil reaalselt arutada. Ma mõtlen mitte selles mõttes arutada, et nagu propagandasüsteem seda teeb, et see on üks etapp projekti avalikkusel kurgust alla surumiseks, vaid sisuliselt vastata küsimusele, millist Eestit me tahame, kus me tahame elada. See on väga oluline küsimus ja tegelikult need jälgimisühiskonna mustrid ulatuvad palju sügavamale. Need tegelikult räägivad just nimelt sellisest, kuidas öelda, totalitaristlikust ühiskonnast, mis kasutab täielikku võimu oma alamate üle niimoodi. Et siin on palju sügavamad juba antropoloogilised tasandid, et nendest võiks ka võib-olla natukene rääkida. Aga mis on siia tulnud? Ühe lause vahele sulle, et siin on sügavamad antropoloogilised tasandid, aga enne seda on veel ka sügavam faktilised tasandid. Ja on, kahtlemata on. Ja nagu üheks nagu, mis siit nagu kõige pindmisel tasandil nagu välja paistab, tuleme tagasi veel siia selle juurde, et kõik nagu laiutavad käsi. Nagu kellegi pole nagu mingisuguseid vahendeid midagi teha. Vähemalt selline mulje jäetakse. Siin on ka näiteks meil õiguskantsler Ülle Madise, kes ütleb siis ka selle artikli peale, et põhiõigusi piirava tehnoloogia jaoks ei tohi kulutada sentigi riigi raha. Nii. Ja tema näeb ka seda problemaatilisena. Siis näevad seda problemaatilisena seal mitmed, näiteks Karmen Türk, vandeadvokaat, näeb seda problemaatilisena. Siis mul ei ole seda artiklit siin praegu
praegu ees, aga tema analüüsib samamoodi, et see ei ole absoluutselt mingi üleüldsegi seaduslik selline jälitustegevus ja siis ütlevad, nagu mainitud juba kõik ministrid, kaasa arvatud endine siseminister, sotsialist Läänemets, peaminister ja justiitsminister Pakosta, et nemad ei tea mitte midagi sellest asjast, nii, ja mitte midagi ei tehta. Kõik istuvad nagu, keegi ei vastuta mitte millegi eest, kõik istuvad nagu sellise lõhkise küna ees, asjad on paigas, kõik salvestavad edasi, jälitustegevus käib edasi, aga kõik vaatavad nagu lapsukesed kuskil karusselli juures, karussell pöörleb ja midagi pole teha, et keegi on nuppu vajutanud ja meie enam seda õiget nuppu, et seda seisma saada ei leia üles. Ma arvan, et järgmine etapp ongi see, et küsitakse, et eks ta ole muidugi natukene niimoodi problemaatiline, et sedasi see asi on tehtud ja püsti pandud. Aga mis seda enam teha? Ega ma ei hakka siis maha lõhkuma toimivat süsteemi. Hakkate küll. Muidugi hakkate, see peakski olema. Hakkategi lõhkuma. Võtate need kaamerad heaga maha kõik. Nii, praegu peaks põhimõtteliselt sülgama. Ja hävitate andmed, mis on kogutud, eks ole. Ja siis sealt edasi, mitte ainult, hakkame õigusriigi põhimõttest lähtuvalt teostama kriminaalmenetlust. Nende isikute suhtes, kes on osalenud selle süsteemi ülesehitamisel ja opereerimisel. Meil on karistusseadustikus olemas selge norm, paragrahv 137, eraviisiline jälitustegevus, mis ütleb lõikes 1. Jälitustegevuseks seadusliku õigusliku aluseta isiku poolt teise isiku jälgimise eest tema kohta andmete kogumise eesmärgil karistatakse rahalise karistuse või kuni 3-aastase vangistusega. Te olete teinud 20 miljonit pilti kuus lausaliselt üle terve Eesti meeletus mastaabis toime pandud asi, eks ole. Ja see, et politsei on seda tehtud, ei tähenda, et te oleksite vabastatud. Teil ei ole olnud õiguslikku alust sellise jälitustegevuse teostamiseks. Järelikult need inimesed, kes vastutavad selle eest, peavad saama kriminaalkorras karistatud. Lisaks sellele, et see süsteem loomulikult lõhutakse maha ja kõik andmed hävitatakse. Ja inimesed saavad karistada. Nii toimub õigusriik. Või on see tühi norm? Ongi nii, et kui politsei rikub, süvariiklikud sellised jõustruktuurid rikuvad karistusseadustikus sätestatud neid keelavaid norme, siis köhitatakse õlgu, öeldakse, et kuidas öeldakse, et sahvlakk või kuidagi, et mis seal ikka, eks ole, paha lugu küll, katsume edaspidi paremini, eks. Aga kui eraisik seda teeb, et siis need samad struktuurid karistavad neid täie jõuga. Et siis jõustruktuuri endi suhtes ei kehti see seaduse, minu meelest peaks kehtima. Ja võt nii peaks nagu asjadele lähenema, aga loomulikult ei läheneta. Aga mida ma ennem tahtsin öelda, lihtsalt väikse täiendusena, et enne kui me läheme sügavamad antropoloogiliste ja kultuuriliste tasandite juurde, on ka sügavamad faktilised tasandid. Et me näeme tegelikult ju jällegi selle sama näite näol osakest, palju laiemast mustrist ja mustri üldiseks nimeks on ühiskondliku vabaduse aina koomale tõmbamine. Et näiteid on ju niivõrd palju, tohutult palju, eks. Ja ma ei tea, näiteks praegu vaatasin, kui tulin õiguskomisjonist, ma ei hakka rääkima, millest see juttu oli, aga ühe lausega lihtsalt, et seal oli üks eelnõu, mis justkui peaks asetama pankadele kohustuse, et nad ei saa keelduda inimestele konto avamisest täielikult, et on teatud hulk pankasid, kes peavad vähemalt mingite piirangutega konto olema valmis inimesele avama, sest et vastasel juhul inimesele lülitatakse ühiskondlikest suhetest üldse välja, eks. Ja see eelnõu oli selline, et oli puhas fiktsioon, et justkui pandaks pankadele mingid piirangud, et näiteks, et jah, pank on kohustatud avama konto, aga ta võib seada sinna piiri, kui mitme euro ulatuses võib selle konto kaudu 6 tehinguid teha, eks. Ma küsisin, et vabandust, et kas see piir on kuidagi rahaliselt määratletud. Ei, otseselt ei ole. Aga vabandust, siis pank võib panna selleks piiriks ka 1 euro, mis tähendab seda, et seda piiri sisuliselt ei eksisteerigi, et ta võib näiliselt inimesele konto avada, aga tegelikult sisuliselt mitte avada, et inimesed kasutada päriselt ei saa. See on lihtsalt üks näide. Aga mõtle, mis juhtub inimesega, kui sa nüüd ei oma üldse pangakontot olukorras, kus sularahaga enam paljudes kohtades maksta ei saa. Eks? Nii et me näeme, esiteks sularaha kasutamise võimalused tõmmatakse järjest koomale, siin sunnitakse oma pangakontosid ja sealt edasi järgmine samm on ju see, et võetakse kasutusele ka see keskpanga digitaalne valuuta, mis tähendab seda, et AI abil on võimalik jälgida kõikide inimeste kõiki tehinguid reaalajas ja põhimõtteliselt ka spetsiifiliselt piirata inimeste võimalust oma rahalisi vahendeid kasutada. Eks? Nagu koroona ajal, eks pandi piiri, et ma ei tea, paljudes riikides, et see ei tohi kodunt minna kaugemale kui 2 kilomeetri kaugusele. Sellise süsteemi puhul on väga lihtne, et kuna kõikide inimeste raha on spetsiifiliselt identifitseeritav, siis võib öelda, et kaugemal kui 2 kilomeetrit kodust sina lihtsalt maksta ei saa mitte millegi eest.
või ma ei tea, kui sa pole esitanud mingeid teatavaid deklaratsioone või täitnud ära mingeid teatavaid nõudeid, siis sa ei saa üldse oma kontol olevaid vahendeid kasutada. Nii et kõik see panustab ühte samasse mustrisse, et ma ütlen, olukorras, kus võimul on ja on pikka aega olnud seltskond, mis nimetab ennast liberaalideks, näeme, kuidas ehitatakse mitte ainult riiklikus mastaabis, vaid sisuliselt globaalses mastaabis sellist koonduslaagrit. Ja see muster on see, et kogu see Eesti nii-öelda võimustruktuurid ja politsei näivad olevat pigem nii-öelda asehalduritena siin teostamas võimu omaenda rahva üle, võimalike nii-öelda ülestõusude üle ja jälgima oma rahvast nii-öelda vaata, et peaaegu mingisuguse globaalse jälgimisühiskonna ja globalistliku totalitaarse ühiskonna käpikutena, eks ju. Et siin sügisel alles tuli üks artikkel või uudis välja, kuidas politsei ostis ka jälle massirahutuste ohjeldamiseks suruõhurelvi ja hankis juurde ka veekahureid. Nüüd tekib küsimus, et mis need olid need reaalsed põhjused, miks politsei peab Eesti Vabariigis selliseid relvi juurde hankima, eks ju. On selge, et eri ametitel peab olema mingisugune teatav autonoomia, et kõik ei saa panna nagu rahva hääletusele, eks ju. Et muidu ametite töö täiesti sulguks ja seal ei oleks midagi toppaks. Aga Eestis on toimunud mingisugune täiesti vastupidine protsess. Erinevad ametid nagu PPA ja teised kaitsepolitsei amet on põhimõtteliselt moodustanud mingi struktuuri, mis on riik riigis, mis teevad rahastusotsuseid, mis teevad nii-öelda hankeotsuseid ja lähevad põhimõtteliselt oma rada. Ja siin võib nüüd küsida täpselt seda, et kuidas nüüd siis näiteks nagu veekahurite ja suruõhurelvade hankimine nüüd siia mustrisse sobitub. Sobitub selle peale, et näiteks ma ei tea, kui peaks tulema mingisugune muu nii-öelda pandeemia näiteks või midagi sellist, kus WHO ja teiste globalistlike organisatsioonide toel hakkab Eesti valitsus järjekordselt oma enda rahva õigusi maha suruma, siis oleks näiteks politseil võimalike rahutuste tarbeks olemas nagu moodsad massi ohjamise relvad, eks ju. Mitte lihtsalt ainult need eriüksuslased ja kiirreageerijad oma koertega, eks ju, vaid nüüd siis juba nagu ma ei tea, suruõhurelvad ja veekahurid ka veel sinna juurde. Jällegi võime küsida, kust kohast selline asi tuleb? Mis asi see on? Kas see on ministeeriumi otsus? Kas see on mingisugune nagu läbikaalutletud otsus? Kas politsei töötab siin nagu omasoodu järjekordselt? Kas politseil on tulnud mingisugused suunised, ma ei tea, globalistlikelt organisatsioonidelt, et hea oleks, kui sellised asjad oleks teil oma enda rahva vastu olemas või mitte? Et need küsimused on kogu aeg olemas ja need asetuvad täpselt selle samasse sellisesse nii-öelda sellesse jälgimisühiskonna ja globalistliku diktatuuri ehitamise konteksti. Aga eks need näiteid ole teisigi, kus me näeme, et seda õigusriikluse põhimõtet ikkagi keeldutakse jälgimast ja mitte jälgimast, vaid järgimast. Et üks selline laialt tuntud ja teatud näide on ju sideandmete lausaline säilitamine. Et ma panin siia ekraanile ka korraks selle lahti, et see on otsus 2022. aastast. Euroopa Kohus on öelnud, et sideandmete massiline säilitamine, nagu seda Eestis tehakse, on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. Rahulikult on 5. aprill 2022, 3 aastat tagasi. 3 aastat tagasi ütles Euroopa Kohus seda. Ja mis Eestis on tehtud, on loobutud sideandmete massilisest säilitamisest ja kasutamisest. Ei. Pannakse rahulikult edasi. Nüüd hiljuti oli, eks ole, see uudis siin, et vaatan, kas ma leian selle kiiresti ülesse. Ei, vist nii kiiresti ei näed, see uudis oli 9. oktoobril 2024, et prokuratuur lõpetas sideandmete kasutamise kuritegude uurimisel ajutiselt. Ja nad otsivad nüüd lahendust sellele küsimusele, kuidas saaks nagu jätkuvalt kasutada neid, et kas nad kasutavad või kasutavad, me seda lõpuks ei tea, eks ole, aga see oli siis olukorras, kus Tartu ringkonnakohus tunnistas ettevõtja Parvel Pruunsilla kohtuasjas sideandmed lubamatuks tõendiks, kuna Euroopa Kohus on öelnud, et neid ei tohi kasutada ja koguda sellisel viisil, aga Eestis kogutakse ikkagi endiselt, siis nüüd tegelikult see oli väga märgiline otsus Tartu ringkonnakohtu poolt oktoobris siin, et kui te ikkagi kogute, siis vähemalt te ei saa neid kohtus tõendina kasutada. Ütlete, meil esitame tõendiks see, et ta rääkis sel kellaajal selle inimesega, eks ole, ja nii edasi.
ja see on positsioneerimisandmed ka, kui ma õigesti mäletan, et nad viibisid, ma ei tea, selles ja selles kohas, eks. Ja siis kohus ütleb, et kuna see on õigusvastane tõend, siis seda kasutada ei saa. Aga see tähendab, et enne kogumine oleks lõpetatud ja töötlemine. Eks lihtsalt kohtus ei saa esialgu seda siis nagu praegu ajutiselt vähemalt tõendina kasutada selle otsuse kohaselt. Nii et näed, Euroopa kohus on öeldud õigusvastane, meie riigis kogutakse rahulikult edasi. Pole probleemi. Aga vaata, kui sõnavabadust on maha suruda, eks ole, siis on küll, et Euroopa Liidu õigus nõuab, et midagi pole teha, et tuleb suruda ikka. Otsest mingit ühiskondlikku vajadust ei ole, et ega meil mingi vaenukõnega mingit reaalset probleemi Eestis ei ole. Aga ega me ei saa siis ka Euroopa Liidu õigust rikkuda, eks ole. Saate küll ju. Et kui on tarvis enda huvides seda rikkuda, siis saate väga hästi. Ja neid näiteid on tegelikult päris palju, aga jah, igal juhul... Siin ei pea seda mustrit tõendama, me näeme seda päris selgelt. Absoluutselt, et igal juhul, kui me näeme, nagu vaatame kogu seda Eesti süsteemi samamoodi, et siis me näeme seda, et see lihtsalt on üks selline süsteem, globaalse süsteemi allhange, ütleme niimoodi. Ta on selle konkreetse rahva killu ohjes hoidmiseks loodud süsteem ja ta allub mitte Eesti Vabariigi õigusriiklikkuse printsiibile ja põhiseadusele, vaid mingisugustele muudele, ma ei tea, nagu hierarhiatele. Ja see paneb nagu suure küsimusmärgi siia, et mis süsteem see nüüd siis on siin? Miks seda üles ehitatakse? Et miks on vaja üleüldse siin Eesti Vabariigis mingisuguse, ma ei tea, 900 miljoni või 900 000 eestlase ja natukene üle miljoni inimese üle sellist tohutut nagu järelevalvesüsteemi? Miks seda vaja üldse on? Kas see, ma ei tea, aitab kuritegusid tuvastada, mida see teeb üldse see selline lausjälgimissüsteem? Ja me vaatame seda näkku, et meie sellest väikesest kodusest, väikesest toredast Eesti Vabariigikesest on saanud lihtsalt nagu globalistliku allhanke monstrum siin meile Maarjamaal. Aga eks selline ongi see globaliseerunud maailm, et riigid on tegelikult riigid üksteisest tinglikus tähenduses. Et nominaalselt ja formaalselt justkui meil on erinevad riigid, aga sisuliselt teostatakse selgelt üle riikide piiride ja neist täiesti hoolimata neid üksnes sümboolsena käsitledes sellist palju laiahaardelisemat ideoloogilist ja poliitilist programmi. Ja väikeste riikidega on see asi eriti selge, et kuna teist ei sõltu ise mitte midagi, kuna te iseseisvalt ka hakkama ei saa siin globaalsetes võimusuhete süsteemis, siis vabatahtlikult lülitatakse ennast, integreeritakse ennast täiesti lõpuni koos saba ja särvedega selle globalistliku süsteemi osiseks. Et nii ta paraku on. Et kui vaatad meie välispoliitikat või vaatad meie nii-öelda kaitsepoliitikat või vaatad meie mingit luurestruktuure, siis need on sügavalt läbi kasvanud lääne vastavate struktuuridega. Et mis on Eesti välispoliitika lahutatuna Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide välispoliitikast? Mis on Eesti kaitsepoliitika lahutatuna NATO kaudu ellu viidavast poliitikast? Mis on Eesti, ma ei tea, välisluure lahutatuna MI6-ist ja CIA-st, eks ole, et kõike seda nimetatakse liitlaste vaheliseks koostööks ja see on niisugune ilus hellitav nimi, aga tegelikult selle käigus lahustub Eesti Vabariigi igasugune iseseisev subjektsus üha rohkem muutudes siis globalistliku süsteemi osiseks. Nii ta on, ega see ei ole mingisugune saladus, et see ei ole midagi, me ei räägi siin praegu midagi siukest, mida need inimesed ei teaks või sensatsiooniline info, aga lihtsalt me näeme päev-päevalt, kuidas asi edasi läheb. Jah, see on lihtsalt nagu üks, ütleme nii, see on etapiliselt kogu aeg läheb edasi, me näeme kogu aeg neid samme, mida võetakse, kõik need, kes on seal süsteemi sees, on põhimõtteliselt selle süsteemi osised, nad peaksid teostama järelevalvet selle süsteemi üle, aga ei, nad on tegelikult selle süsteemi sees oma sabade ja sarvedega sinna sisse inklobeerunud, sisse nii-öelda orgaaniliselt mudeldatud ja nad ei teosta mingit järelevalvet selle üle, et need, nagu sa tegelikult kogu selle saate alguses juba ütlesid, et see teostatud nii-öelda reaalsus ja siis ideaal õigusriigist, et
need ei lähe kokku mitte mingil viisil. Ja niimoodi vaikselt läheb see edasi, see süsteem, eks ju, me näeme lihtsalt võtavad nagu paratamatust. Ja puudub selline, kuidas öelda, võimekus üleüldse seda süsteemi panna paika. Muuseas, kui rääkida nüüd Eesti Vabariigi välispoliitikast ja kaitsepoliitikast, siis hiljuti tuli siis nüüd välja ka peaminister Kristen Michal, kes ütles, et Eesti on ikkagi peab olema valmis saatma sõdureid Ukraina niinimetatud heidutusväkke. Siis on seal hakatud seda siluma sellega, et nii nagu Ilmar Raag tuli välja väitega, et Eesti peaks saatma välja sõdureid, kes on siis vabatahtlikud Ukraina sõtta, aga igal juhul mingeid sõdureid Eesti peab sinna Ukrainasse nüüd saatma. Nii. Ja üks mu sõber, kellega ma seda küsimust arutasin, ütles väga tabavalt, et ju see sõdurite saatmise vabatahtlikkus on samamoodi nagu kaitseväes süstimise vabatahtlikkus. Ilmselt küll. See oli ka kõik vabatahtlik. Ikka. On ju? Egas kedagi sunnitud laskma endale neid aineid süstida. Lihtsalt, et kui sa ei lasknud süstida, et siis lihtsalt visati kaitseväest välja, teenistust välja. Hävitati su karjäär ära. Tahaks näha meest, kes ütleb, ei, mina saadeti küll nagu see kompanii, aga vaata, mina ei lähe sinna. Oi, sul on kindlasti hiilgavad karjäärivõimalused Eesti kaitseväes. Ei, aga tegelikult ma ei taha siin üldse nagu nalja teha, sellepärast, et vaata, kui kord on saanud aru saadavaks, milline on see käsitlus vabatahtlikkusest, nagu COVID ajal väga selgelt sai kaitseväes, siis kui edaspidi räägitakse midagi vabatahtlikkusest, siis see on tühi sõnakõlks. Saan väga hästi aru, see ei ole vabalt, et teil ei ole ju tegelikult endal mitte mingisugust sisuliselt vähekenegi mõttekat kontseptsiooni sellest, mida vabatahtlikkus tähendab. Et kui üks valik, sul on kaks valikut ja üks valik neist on seotud sanktsioonidega, mis seisnevad sinu karjääri hävitamises, vabandust, siis see ei ole nagu valikusituatsioon, kus saaks nagu vaba tahte teostamisest rääkida. Rääkimata sellest, et see jutt, mida Michal räägib, eks ju, see ei ole ilmselt vabatahtlik, vaid see on talle juba peale surutud Euroopa struktuuridest, Euroopa praegusest nii-öelda poliitilisest ladvikust, Inglismaa poolt korraldatud sellest nii-öelda hea tahte või vaba tahte koalitsioonist, hakkajate koalitsioonist, et see on juba sealt peale surutud, et tegelikult ega Michal ka seda nii-öelda nagu vabatahtlikult sõna otseses mõttes ei räägi. Amet näeb ette teatava programmi. Just. Et see vabatahtlikkus taandub ka sellele, kas pead ametit või pea, eks. Täpselt. Aga küll aga kogu see asi, mida nüüd Michal teeb siin, on ikkagi, see on katastroof tegelikult, et me oleme siis jõudnud välja sinnamaani, kus Eesti kaalub sõdurite saatmist otseselt Ukraina sõjakoldesse, sõjateatrisse ja põhimõtteliselt sellisena sekkub Ukraina konflikti, mitte enam, ma ei tea, sadade miljarditega sinna oma enda relvastust ära andes, vaid nüüd siis juba nagu sõduritega. Ja kõik muidugi nali on selles, et Michal tuleb välja selle kommunikeega niimoodi ja mainib siis seal sellist huvitavat institutsiooni nagu Eesti Vabariigi Riigikogu ja parlament, et ikka ennem ikka Riigikogu ikka loomulikult ju annab sellele oma enda plaatšeti ja kiidab heaks selle, et me kõik ju teame, et tegelikult isegi kui ei oleks vastu võetud juba seda seadust, mis siis annab põhimõtteliselt valitsusele blankoveksli saata sõdureid ja algatada sõjalisi konflikte ükskõik oma tahtsi ilma Riigikogu loata, siis ju koalitsioonisaadikud käituksid täpselt niimoodi, nagu nad peaksid käituma. Ehk siis koalitsioon hääletaks Riigikogus ikka selle poolt, toimides lihtsalt kummitemplina koalitsiooni eelnevale paika pandud poliitikale juba. Aga ma ütlen, ma võiksin ju peaaegu iga sinu sõnavõtu järel peatada sellel samal tähelepanekul, et jälle me näeme, kuidas deklareeritud ideaalid ja reaalsus ei lange üldsegi mitte kokku. Et võimude lahususe printsiip on nii ka Eesti Vabariigi põhiseaduses deklareeritud, et kui õigusriigi printsiip on deklareeritud 3. paragrahvis, siis võimude lahususe printsiip on deklareeritud 4. paragrahvis. Aga reaalselt ju mitte mingisugust võimude lahusust ei ole. Et me teame seda väga hästi, nii et kui Michal ütleb, et kui Raag ütleb, et valitsus ei saa ise seda otsust langetada, vaid ikkagi selle otsuse peab langetama Riigikogu, siis see nagu isegi osutus, et see on vale kahekordselt. See on vale esimesel tasandil selle tõttu, et Riigikogult on juba blankoveksel saadud vägede Ukrainasse saatmiseks kuni 100 kaitseväelas ulatuses. Ja ta on vale teistkordselt, nagu sa jällegi selgitasid, sellepärast, et ega Riigikogu teeb täpselt nii, nagu valitsus dikteerib.
nii et noh, lihtsalt nagu vale otsa ja kogu narratiiv, kogu retoorika, kõik on tegelikult sisuliselt läbinisti vale. No, on, ei saa eitada, sellepärast, et mida sa räägid sellest, et Riigikogu peab langetama otsuse, et valitsus ei saa seda otsust ise teha. Sa tead, tekib küsimus, kas Raag on nii loll, et ta ei tea, et Riigikogus tehakse täpselt need otsused, mis valitsuse poolt dikteeritakse. Ta ei ole loll. Ma arvan, et Raagi kohta sa võid igasuguseid asju öelda, aga loll ta nüüd küll ei ole. Aga siis jääb küsimus, et miks sa sellist juttu räägid? Ja ega mingisugust muud head selgitust ei ole kui see, et defekt on mitte intellektuaalne, vaid moraalne, valelikkus. See ongi seesama asi, sellepärast, et mida ta teeb. Eestis on harjutud poliitilises diskursuses just nimelt seda sama sellist valelikku süsteemi ära kasutama. Et kõik teavad, eks ju, et Riigikogu on kummitempel, eks ju, nagu ongi kahekordne valelikkus, eks ju. Blankoveksel on saadud ja Riigikogu on kummitempel. Siis saab ikka, kui mingi ime läbi peaks veel toimuma see, et kuidagi, ma ei tea, Riigikogu koalitsioonisaadikud, see on nagu absoluutne ime, see oleks nagu 0,0001 tõenäosus, et selline asi toimub, et kellelegi tuleb aru pähe Eesti Vabariigis, ütleb, et ei, me ei saada. Riigikogu teeb iseseisva otsuse, koalitsioonisaadikud teevad iseseisva otsuse sellest, mida koalitsiooni nõukogu või koalitsioon. Ega millal oli viimane kord, kui selline asi juhtus? Mina ei ole näinud. Ei, ma ei räägi vägede saatust. Mina ei ole üldse seda näinud. Et koalitsiooni nõukogus otsustati, et langetame, teeme selle asja niimoodi Riigikogus ja siis vaata, toodud üllatusena Riigikogus jutused, aga need osad saadikud ei hääletanud poolt lihtsalt. Hääletas vastu. Kujutad ette nagu. Vaat kus lops on. Millal see oli viimane kord, kui ütlete, et Riigikogu ei ole kummitempel, eks? Mina ei tea ühtegi korda. Mina ei tea ühtegi korda. Mina küll ei mäleta sellist korda. Ma ei tea, kuskil võib-olla 90-ndatel võis olla mingisugune wild 90s, et juhtus võib-olla parlamentis midagi sellist. Ja saadikud ütlevad, et vabandust, et me oleme siin vaba mandaadiga, eks ole, et me ei ole siin mingisugune koalitsiooni nõukogu, mingi instrument, et kõik teie otsused ära vormistada. Meie kaalusime seda küsimust, arutasime omavahel ja leidsime, et see ei ole Eestile kasulik. Väga vabandame. Kujuteldamatu lihtsalt. Aga mida Raag teeb? Raag teeb seda, et kõik teavad, et Riigikogu on kummitempel ja siis ongi valelikult lihtsalt ka kasutatakse seda nii-öelda juriidiliselt korrektset argumenti. Ei, aga Riigikogu ju andis selle otsuse. Sellepärast, et Riigikogu toimis kummitemplina, eks ju. Kõik teevad näo, nagu olekski meil mingisugune võimude lahusus, eks ju. Aga niimoodi ju propaganda toimibki. Nii käibki. Et enamik inimesi nagu vaatavad, et eks tal on ju põhimõtteliselt õigus, tõesti Riigikogu peab selle otsuse langetama ja... Pro forma tegigi Riigikogu, jah, tõsi. Aga... Aga siis seal me nüüd oleme, eks ju. Aga tegelikult fakt on ikkagi, või ütleme niimoodi, et probleem on ikkagi nagu mastaapne. Probleem on nüüd ikkagi mastaapne. Et siin ikkagi üritatakse, vaata, et peaaegu nagu nüüd teha Eestist mingisugust sellist nagu järgmist nagu sõjakollet enam-vähem, et teha nüüd kõik ikkagi selleks, et Eesti oleks põhimõtteliselt see maa, kus Venemaa võiks ütelda, et panna näpu peale, et ütelda, et nii, nüüd on viimane samm, et marsime sisse või teeme midagi või võtame, ma ei tea, pool Ida-Virumaad ära või hakkame korraldama midagi. Nii, et kõik need sammud, mida on tehtud alates, ma ei tea, seal varade konfiskeerimisest, siis loomulikult kirikute ja koguduse seadus, mida nüüd siis Karis välja ei kuulutanud. Sinult on muuseas väga hea analüüs, mille ma ka Objektiivis avaldasin, mis puudutab Karise motivatsioone. Karis on hakanud vaikselt pehmendama seda positsiooni juba avalikkuse ees. Saab näha, mis nüüd tehakse, aga see sinna juurde ja siis nüüd see ilusti ka veel juurde, et mängida Eesti ikkagi maksimumini välja selliseks nii-öelda riigiks, kus võiks alustada 3. maailmasõda või siis vähemalt mingisugust nii-öelda samasugust konflikti nagu Venemaal Ukrainaga ja Ukrainal Venemaaga. No eks see lõpuks taandub kõik küsimusele sellest, kas see on meie sõda või ei ole meie sõda. Et kui lähtuda sellest eelusest, mida on deklareerinud siin Kaja Kallas ja paljud teised koalitsiooni poole pealt, et see on meie sõda ka, nagu Kristen Michalgi on rääkinud, et see on meie sõda, et siis on see kõik igati loogiline. Kuidas meie sõda, et kuidas me saame siis kõrvale jääda, eks ole, et laseme meie sõda pidada kellelgi teisel meie eest nagu lõpuni, eks ole, et lõpuks viimane loogiline samm on, et tuleb ka ise minna oma sõduritega siis sõdima, kui meie sõda on. Aga eks ta sellele küsimusele taandubki, et kas ta siis ikka on meie sõda või ei ole. Mina väidan, et see pole kunagi meie sõda olnudki. Ja kõik, kes väidavad vastupidist, on tegelikult viinud ellu programmi, mis on Eestile otseselt kahjulik ja äärmiselt ohtlik, nagu sa isegi osutasid.
Ja siin ongi nüüd ultimatiivselt see väga suur oht, et pikka aega ongi olnud ju küsimus selles, et kas Ukraina sõda õnnestub kokku tõmmata ilma, et meid kistaks vahetult sõtta või õnnestu. Ja kui vahepeal oli siin lootust Trumpi valimisega seonduvalt, et äkki õnnestub, siis nüüd on tegelikult jälle nagu olukord palju halvemuse poole pöördunud, sellepärast et sellest, et Ameerika Ühendriigid on selgelt öelnud, et nemad oma sõdureid ei saada sinna ja Poola on öelnud seda, kes on regiooni kõige suurem militaarne jõud, rääkimata paljudest teistest riikidest Lõuna-Euroopas, Kesk-Euroopas, Lääne-Euroopas, on meil siin otsustatud, et aga me läheme ikka. Et kui britid ja prantslased lähevad, siis ega meie maha ei jää, eks. Baltikum. Ja mis on selles mõttes täitsa hullumeelne, et kui vaatad kaardil, et kus asub Ühendkuningriik, kus asub Prantsusmaa, rääkimata sellest, et milline on ka nende militaarne võimekus, olgugi, et sellega pole ka lood sugugi head, kaugeltki mitte, ka väga halvad on tegelikult, neil ei ole reaalselt suutlikkust seda sõda pidada. Aga kui vaatad ka geograafiliselt, siis kuulge, vabandust väga, teie olete seal oma Briti saartel istute, Prantsusmaa istub seal Vahemere ääres. Meie oleme Euroopa kõige perifeersemas nurgakeses siin pika piiriga vastu Venemaad. Meie oleme siis see, kes peab hakkama oma sõdureid Ukrainasse saatma. Rääkimata sellest, et kogu see asi vaatab mööda Venemaa poolt deklareeritud konflikti juurpõhjustest, mis seisnevadki paljuski selles, et te tahate hakata NATO vägesid paigutama, eks selle Ukraina territooriumil üha enam koos relvastusega. Ja me ei kavatse seda aktsepteerida. Et kui sellest aru ei saa, et seda teed ju ikkagi jätkuvalt täpselt sama ja loodad, et Venemaa kavatseb seda aktsepteerida, siis sa vaatad lihtsalt olulisest reaalsusest mööda sihilikult. Ja loomulikult see on kõige kindlam viis Eesti sõtta viimiseks. Enam mitte niimoodi kujundlikult öeldes, et see on ka meie sõda, vaid vahetult. Sest kui ka niinimetatud rahuvalvajate puhul peaks juhtuma, et mingite provokatsioonide kaudu lahvatab taas aktiivne kuum sõjaline konflikt Venemaa ja siis seal paiknevate sõdurite vägede vahel, siis on see sõjaline vastasseis reaalsus. Mitte kuidagi ülekantud tähendus, et te olete ka relvi andnud, siin väljaõpet osutanud või midagi muud sellist teinud, vaid teie reaalselt osalete lahingutegevuses oma sõdurite kaudu. Ja siis pole enam mingit põhjust arvata, et see sõjaline konflikt peaks jääma ainult Ukraina territooriumile. Kui Eesti kaitsevägi osaleb sõjategevuses, aktiivselt sõja osapool, siis on ka Eesti territoorium potentsiaalne sõjapidamise tanner, eks ole. Üliloll ja kindlasti ei tohiks Eesti saata mitte ühtegi meest ametlikult sinna sõdima, et kui on, ma ei tea, vabatahtlikke, kes tahavad sinna minna ise. Nojah, ma ütlen niimoodi, ise tahavad sinna minna, see on nende asi. Aga ise saab ju ammu minna. Ise saab ammu minna. Ja, muidugi, seal ongi ja sõdivadki juba ammu nii-öelda tõelised vabatahtlikud. On riike, mis on muuseas kriminaliseerinud selle, et sa lähed Ukrainasse sõdima. Et ei tohi minna sõtta. Aga Eesti ei ole sellist piirangut. Eesti ei ole sellist piirangut teinud. Ja paljud on ka läinud. Soomlasi on seal näiteks palju ja nii edasi. Ka Raag võib minna. Ja. Näiteks. Ja. Tal on ju ka mingisugune piiratud militaarne kogemus olemas. Sõidad Ukrainasse vabatahtlikuna, tahad astuda, minna võitlema. Jumala pärast. Aga ei tohiks Eesti Vabariik ei tohiks institutsioonina saata sinna mitte ühtegi meest. See peaks olema nagu raudne poliitika, et mitte sekkuda sellesse konflikti otseselt juba rohkem, kui on sekkutud, isegi üle piire ületades. Muuseas, mis puudutab kogu seda... Eriti selles faasis, kus Ukraina on selgelt seda kaotab. Praktselt, täpselt. Et kui me tegelikult vaatame seda, mis Ukrainas nagu praegu toimub, siis mulle tundub, et see nii-öelda rahvusvaheline süvariik, millel on nagu 1000 pead nagu lohel, et kui USA-s suudeti nagu mõni pea isegi nagu maha lõigata, siis need pead tõusid üles Euroopas ja eelkõige britid koos oma MI6 ja kogu oma sellise Briti impeeriumi süvariiklusega tõusid sealt üles ja hakkasid korrigeerima nüüd siis seda, et kuidas mandri Euroopa peab tegelikult toimima Ukraina konfliktis. See on kõik klassikalisem nii-öelda geopoliitiline vastuseis üleüldse, mida britid on harrastanud juba, ma ei tea, 200-300 aastat põhimõtteliselt versus ida, eks ju, et panna teised sõdima ja teha seda nii-öelda
genereerida konflikti oma ühe peamise geopoliitilise vastase Venemaa vastu. Teiste relvadega paljuski ka ja Euroopas sees metsikuid tohutuid konflikte nii-öelda kaasa aidates. Et aga nüüd siis see nagu toimub seal, et on tegelikult ikkagi väga tõsine oht, et kas Ukraina sõda üleüldse lõppu saab, et kas rahvusvaheline süvariik, mis nagu aktiviseerus nüüd praegu Euroopas, ikkagi veab nagu pikema kõrre kui isegi USA Trumpi administratsioon. Ja. Ministeerium. Ongi, aga ja noh, ma ei teagi, mida siin nagu selle kohta veel mõttekat nagu lisada, aga see suur pilt, mida me näeme, on minu jaoks küll äärmiselt murettekitav. No sinu jaoks ka, nagu sa juba ütlesid. Aga see suur pilt hõlmab ka mitmeid teisi elemente, mis minu meelest peaks asetama ka sellesse konteksti ühe võimaliku tõlgendusena. Et kui me vaatasime näiteks seda, millest eelmisel nädalal siin teatati meile, et Eestisse jõudis kohale 6 HIMARS-i mitmikraketiheitjateks. Ja need on nüüd siis Eesti HIMARS-id, need ei ole ameeriklaste HIMARS-id, et siiamaani on olnud 4 ameeriklaste vastavat süsteemi siin, aga nüüd tuli lisaks 6 Eesti oma. Ja mõtlen, nagu, mis mõttes Eesti oma, nagu, et need on tellitud USA-st, Lockheed Martinilt, eks. Nende eest on makstud olulises osas ameeriklaste rahaga, nagu ma aru saan, mingi kaitsekoostöö abi, mida ameeriklased on asutanud Eestile 100 miljonite eurode ulatuses, eks. Nende laskemoona saab tellida täpselt sellist, nagu Ameerika Ühendriigid seda heaks kiidavad, täpselt sellises koguses, nagu nemad selle heaks kiidavad, eks. Ja kogu süsteemi opereeritakse ameeriklaste ulatuslikul osalusel ja toetusel, muuhulgas nende satelliite kasutades, eks. Et noh, mõtled lihtsalt, et noh, jah, propagandaks kõlbab küll, et need Eesti oma 6 HIMARS-süsteemi toodi siia, sarnased süsteemid tuuakse ka teistesse Balti riikidesse, Lätti ja Leetu. See on juhtumisi need samad riigid, mis on avaldanud valmisolekut brittide ja prantslaste juhtimisel minna Ukrainasse, eks. Et see nagu valmistaksid ette väga palju pikemat rinnet nendes samades riikides, mis on siis valmis oma väed sinna sisse viima. Et noh, ega mina ka nüüd mingi militaaranalüütik ei ole, aga lihtsalt see pilt, mis siit avaneb, natuke teisest vaatepunktist vaadata, nagu see, mida meile presenteeritakse aktuaalsest kaamerast ja kogu peavoolumeedia kaudu, mis teostab sellist ühemõttelist süsteemi propaganda funktsiooni, eks on ikkagi väga murettekitav. Ja see on seda murettekitavam, et sa näed, et neid kriitilisi küsimusi üldse ei esitata. Muuhulgas küsimus siis sellest, et kuule, Tapalt on Peterburini alla 300 kilomeetri, eks. Narva alt on 150 kilomeetrit. Ma vaatasin just huvi pärast kaardi pealt, et Kuubalt, Havannast näiteks on Floridasse üle 300 kilomeetri ja Washingtoni ja New Yorkini circa 2000 kilomeetrit. Noh, võrdle nüüd, eks ole, mastaapi. Et kujutad sa nüüd ette, kui ma ei tea, Kanada piiri äärde pandaks venelaste raketisüsteemid, mis paignevad, ma ei tea, kuidas seal see geograafiline joon täpselt on, kas see nii lähedale saab, et sa panna New Yorgile ja Washingtonile kui 150 kilomeetrit või 300 kilomeetrit. Aga kuidas suhtuksid Ameerika Ühendriigid sellesse? Kui Kanada nõustuks, et venelased saavad panna oma raketisüsteemid sellisesse kohta. Süsteemid, millega minu teada on võimalik lasta välja ka rakette, mis kannavad taktikalisi tuumalõhkepäid, eks ole. No ma arvan, et see reaktsioon oleks nagu ülivalulik, ülivalulik. Kuni sinnamaani välja, et me käsitleme Kanadat endaga sõjas oleva riigina, eks ole, kui te niimoodi lubate teha meie julgeolekut sellisel viisil ohustada. Aga nüüd huvitav, et inimesed ei suuda elementaarset tehet ära teha, aga keerame nüüd selle olukorra, mitte isegi keera ümber, vaid implementeerime sama olukorda nagu meie tehioludele siin, eks. Kuidas see pilt nüüd paistab siis nagu Venemaa poolt vaadatuna? Millised võivad nende potentsiaalsed reaktsioonid olla selle peale, eks? Äkki võivad sarnased olla, nagu oleks ameeriklaste reaktsioonid, kui teostuks eelnevalt kirjeldatud stsenaarium. Ei, siis sul öeldakse talle vait putinist, et mida sa siin melised üldse, et koli Venemaale, kui meelde siin elada või mingit sükst juttu tuleb selle peale. Aga minu meelest on vastutustundetu. Niivõrd tõsistes küsimustes peab kõik võimalikud stsenaariumid läbi mõtlema, kõik võimalikud ohud kaardistama ja hindama neid ohte reaalselt. Millised need ohud on, millised on realiseerumise tõenäosused ja nii edasi. Ja ma lihtsalt ei näe, et neid tehtaks. Meedia ei küsi ühtegi kriitilist küsimust. Ja miks see suure hurraaga lihtsalt pannakse muudkui edasi. Millega see kõik lõpeb? No, ei tea. Ei taha nagu hästi mõeldagi, millega see kõik võib lõppeda, aga üha enam tundub, et ei ole sugugi välistatud, et lõpeb väga-väga halvasti. Absoluutselt. Selline tunne on päris pikka aega. Et vahepeal oli
ütleme niimoodi, pingete leevendamise lootus Trumpi ja Vance'i tegevuse tulemusel, aga tundub ikkagi, et rahvusvaheline süvariik võib siit võtta nagu pikema kõrre, eelkõige selliste käpikute toel nagu Eesti, Läti, Leedu ja teised. Et muuseas suudetigi tundub ikkagi see Rumeenia selline sõjavastane president Georgescu sealt kõrvaldada. Nüüd siis kandideerib muuseas üks tema teine, kuidas öelda, suhteliselt lähedal olev kandidaat. Kes võitis esimese vooru. Aga kelle positsioonid ei ole üldsegi need samad, mis Georgescul. Et kes ikkagi on väga paljuski rohkem, kuidas öelda, nagu NATO-meelne ja nii-öelda selle Euroopa süvariigi meelne. Et sellist nagu pingeleevendust, mida Georgescu oleks toonud sinna, ta kindlasti ei too sinna, ta on juba deklareerinud ka välja seda, et ta sellised poliitilised ütlemised, et me oleme tugev USA ja tugev NATO liitlane, mida iganes see siis peaks tähendama, et põhimõtteliselt kas nüüd siis ütleme niimoodi, et põhimõtteliselt teostatakse nagu mingisugune konservatiivne võimupööre, aga tegelikult geopoliitilised realiteedid jäävad kõik samaks. See ongi ju üks süvariigi aspekt, et ega siis võib ju ka mängida niinimetatud konservatiive igal pool välja, nii nagu nukukesi liberaalide vastu, et see ei tähenda ju meil mitte midagi. Oluline on see, et need geopoliitilised realiteedid jääksid üheks ja selleks samaks, et siin transatlantilisi sidemeid ja Euroopa ja USA nagu sõjapartei eelistusi ei hakata maha mängima. Et see on oluline teema, eks ju. Ma ühte intervjuud kuulasin Georgescuga, kus ta ütles väga sellise skandaalse ja revolutsioonilise asja välja, et ega tema ei ole ka NATO vastane. Aga ta on selle vastane, et Rumeenia on NATO liikmeks viisil, mis ei teeni rumeenlaste huve. Ja võt see on nüüd küll selline väga täiesti nagu vastuvõetamata positsioon, et sa pead ikkagi olema NATO liige sellisel viisil, et sa annad oma maa ja rahva teatava agenda elluviimise kasutusse, teenistusse, eks ole. See on see. Ja ta ütles, kas sellega ma tõesti ei ole nõus, et meie NATO liikmelisus peab lähtuma meie huvidest, meie riigi, meie rahva ja meie maa huvidest. Ja see on vastuvõetamata positsioon. Mis asja töötate? Puhas putinistlik jutt, eks ole. Häbi oleks olema. Ehk siis see on George Simeon, temaga suhteliselt lähedal olev kandidaat, kes on siis võitnud. Tõsi on see muidugi, et Rumeenia rahvas on nagu tõsises nagu mullistuses praegu ja me näeme seda, et Simeon sai siis nagu väga suure enamuse loomulikult tänu paljuski sellele, et teda nähti ikkagi ühe kandidaadina, kes on lähedal Georgescule, et samalaadse poliitika pooldajana. Aga ma ütlen, see niinimetatud NATO asi, see on suur küsimusmärk tema juures. Okei, see selleks tähendab, miks ma seda üldse välja tõin, oligi see, et me näeme seda, kuidas nagu see selline rahvusvaheline sõjapartei ikkagi liberalistlik internatsionaal on ennast nagu niivõrd jõuliselt igale poole sisse mänginud ja meie enda poliitika siin ei ole mitte midagi muud kui põhimõtteliselt ainult nagu olla käpik või sõrmik sellele liberalistlikule internatsionaalile ja kui vaja, siis puudutada neid valupunkte siin Venemaa piiri ääres ja kui vaja, siis olla lihtsalt ohvriks sellele, et saaks uut sõda algatada. Jah, aga üldistades ja kokkuvõttes see viitabki sellele järeldusele, et Eesti iseseisvus ongi mõistetud sellises tähenduses, et sul on vabadus valida, millisele isandale alla heita, eks. Et mingisugust sellist valikut, et teostada reaalselt iseseisvat välis- ja kaitsepoliitikat, käituda päriselt iseseisva riigina, see ei ole laual üldse, pole olnudki viimase 30 aasta jooksul. Nõukogude saime välja ja siis valisime uue isanda, eks ole. Ega kui niimoodi mõtestatakse oma riiklikku iseseisvust, siis iseenesest on kõik täitsa loogiline. Siis tulebki nii teha.
aga lõpuks ongi küsimus selles, et kas me tahame teostada sellist arusaama riiklikust iseseisvusest või me tahame teostada ikkagi arusaama riiklikust iseseisvusest, mis ka sisuliselt on iseseisvus. Ehk siis iseseisvus, ise otsustamine vastavalt oma rahvuslikele riiklikele huvidele, mitte kellegi teise poolt dikteeritud programmi ellu viimine. Kahtlemata, need on nagu peamised küsimused, mida me oleme siin vist juba varsti 10 aastat arutanud. Sügisel saabki Objektiivil 10 aastat täis. Sügisel saab 10 aastat Objektiivil täis ja Fookuses saade on suhteliselt seal algusest peale hakanud pihta, siis kui me stuudio tegime, nii et oma 8-9 aastat ilmselt oleme siin oma elust ära raisanud selle laua taga. Aga ma tänan kõiki inimesi kuulamast, kes juba 8 aastat, kes mõned saated siin on meid leidnud, et suur tänu kuulamast ja aitäh sulle tulemast. Aitäh sulle ka, järgmise korrani.